Tere õhtust, Tarmod, ja tere õhtust siis ka Eestisse siit Strasbourgist. Siin on praegu veel vaikus enne tormi, sellepärast et kõik valmistuvad homseks üleomseks erinevateks teemadeks. Tere, Marie. Oi, tere Jüri! Tere, tervis, sina juba valmis? Kuule, vabanda, ma segasin, ma jooksen kohe edasi. Aga tead, kui sa siin juba oled, ma just hakkasin rääkima, väga hea, et sa tegelikult tulid, saadki võib-olla sina rääkida, ei pea mina televaatajatele selgitama. Mis järgmistel päevadel meid siis ees ootab tegelikult? Teemasid on palju, aga tooks välja võib-olla mõned olulisemad. Kindlasti kogu kaubandussuhe Euroopa Liidu ja USA-ga, tariifide teema, teiseks teema, mis on seotud Ukrainaga, Ukraina rahuga, missugune on see õiglane rahu, aga missugune on ka Ukraina, ütleme, tulevik peale seda rahulepingut, kes tagab Ukraina turvalisuse ja julgeoleku. Kolmandaks, ka Eestis päris palju kõneainet tekitanud, kuidas hundid tegelikult segavad, murravad koduloomi ja Euroopa Parlament plaanib siis vähemalt seda hääletusele, et ta saab selliselt kõrgelt kaitstud liigiks, ainult kaitstud liigiks. Ja neljandaks loomulikult sellel nädalal Euroopa tähistab seda, et möödub 80 aastat teise maailmasõja lõpust. Teatavasti Eesti jaoks kestis veel pea pool sajandit edasi, aga ma arvan, et need on niisugused olulisemad ja märgilisemad teemad. No mina kuulsin ka seda, et ikka rahast räägitakse ka, et kuidas Euroopa 2028. aastast rahaliselt hakkama saab, kuidas see eelarve välja näeb, et ka selle üle vist natukene arutatakse, kas peab midagi rohkem investeerima või mitte? Ja, et Euroopa Parlament ütleb siis oma sisendi järgmiseks Euroopa eelarveperioodiks on 2028 kuni 2034. No meie jaoks kindlasti on olulised, et jätkuksid oluliste infrastruktuuride investeeringud, mida ma siin all silmas pean. Kindlasti kolmas ühendus, mis on seotud Eesti ja Soome vahel. Ma väga loodan, et Rail Balticu ehitus läheb edasi, kogu ühtekuuluvuspoliitika, nii et nendes osades kindlasti parlament debateerib. Aitäh, Jüri, et niimoodi seisma jäid mu kinni, päästsid mul praegu natukene selle otseülekande või ülekande siit ära, rääkisid inimestele, mis toimuma hakkab, ja otse loomulikult räägime me siis kõigest ikkagi lähemalt järgnevatel päevadel kõikidest teemadest või vähemalt paljudest neist ka lähemalt ja toome need kõik teieni sinna Eestisse.